Äripäevaraadio. Sisuturundussaade. Tervist ja tere kuulama saadet Investeerimisideede universum. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja selle saate toob teieni KPMG Eesti, kelle esindajad Hanno Lindpere ja Tarmo Toiger on stuudios. Tere! Ja, tere päevast. Tere päevast. Ja lisaks on meil veel külalisi. Meil on professor Eduard Petlenkov TalTechist. Tere! Tere! Ja Kristjan Jansons MindTitanist. Tervist! Tervist! Ja räägime täna tehisintellektist ja see on selline teema, millest võiks rääkida hästi pikalt. Igaüks on sellega natukene kursis, aga võib-olla alustuseks oleks hea maalida selline hetkeseisu pilt, et kui nüüd tavaline raadiokuulaja tahaks teada seda, et hästi palju on seda haipi olnud, et tehisintellekt tuleb, võtab ära meie töökohad, hakkab meie elu juhtima, et kui täna aasta 2024 mai, mis tasemel me oleme, et kui hea see tehisintellekt täna on ja mida ta veel ei suuda teha, et äkki professor Petlenkov teeb otsa lahti ja annab sellise väikse ülevaate selle kohta. Jah, aitäh, ma proovin vastata selle huvitavale küsimusele. Tegelikult selles valdkonnas on meil küsimusi praegu palju rohkem kui vastuseid. Ehk me siin natuke arutame seda teemat ja väga tihti küsitakse, et mida oskab tehisintellekt. Ma arvan, et lihtsam on vastata küsimusele, mida tehisintellekt ei oska, ei suuda teha. Selleks peab küsima, et mida suudab inimene teha. Et kas üks inimene pika aja jooksul või inimeste meeskond, inimesed, kes erinevates valdkondades töötavad, et selline interdistsiplinaarne suur meeskond pika aja jooksul, kui see on põhimõtteliselt võimalik inimeste jaoks, siis seda suudab teha ka tõenäoliselt seda suudab teha tehisintellekt, kui me õigesti saame ülesannet formuleerida selle tehisintellektile. Aga kui vastus on ei kohe, et inimesed ega mingi grupp inimesi seda lõpmatu aja jooksul teha ei saa, siis on väga raske arvata, et seda suudab ka mingi tehisintellekt teha, et kindlasti mitte. Praegusel hetkel on ma hüppaks siia kohe vahele ja ma just lugesin ühte uuringut, et meilegi tuttavad ChatGPT tüüpi keelemudelid siis, et kui tark see siis on, et inimeste käest küsiti või õigemini teadlaste käest küsiti ja nad testisid seda, küllap Eduard, sa oled ka kuulnud seda, et nad jõudsid siis järeldusel 4.0 siis versioon. Oli nii-öelda tarkuse mõistes 6 aasta vanune laps. Et see oli siis nende hinnang täna. Aga see on ka küsimus täpselt nii, nagu Eduard ütles, ülesandest väga paljuski sõltuv, aga hinnang oli 6 aasta vanune laps. Ma just lugesin, et kass on sama tark kui 2-aastane laps, et siis nagu tehisintellekt on sama tark kui 3 kassi. 2 kassi vahel kokku. Kasside grupp siis, jah. Aga 6-aastane laps on üsna arukas ja tegelikult tal on väga hea mälu, mis on väga oluline, aga tõepoolest sisend on väga oluline. Nii lapse kui ka tehisintellekti puhul. Tegelikult ma väga tihti võrdlen tehisintellekti lastega, et kui küsitakse, kuidas õpetatakse seda tehisintellekti, täpselt nii nagu inimesed lapsi. Aga miks me ikkagi täna näeme niivõrd rumalaid vigu seesama ChatGPT puhul ka, et minu arvates nagu kõige kasutajana minu jaoks kõige hämmastavam on see, et ta on täiesti ettearvamatu, et tegemist oleks nagu mingi tõsise bipolaarse häirega inimesega, et ta ühel hetkel on täiesti suurepärane, vastab õigesti ja hästi targalt ja siis mingil järgmisele küsimusele ta põhimõtteliselt on täielik soga, mis sealt tuleb. Ja kunagi sa ette ei tea, ehk et tegelikult selle kasutaja seisukohast täna kõige suurem probleem on see, et ma ei saa seda absoluutselt usaldada, sest ma ei tea, vahel on see super ja vahel on see mingi täielik jama. Et kuidas see võimalik on, et näiteks kui anda mingi lihtne ülesanne, et joonista 5 papagoid, siis ta ei suuda seda teha, ta joonistab sulle 7 ja 14 ja 1 ja ka 5 ei suuda joonistada. Ma ei tea, just täna hommikune minu kogemus. Ma ütleks nii, et täpselt nii nagu 6-aastase lapsega, kui ta kuulab kõike,
ja kuulab väga palju ja siis ühel hetkel tema käest küsitakse, siis me ei oskagi arvata, mida ta ütleb ja mida ta vastab ja laste vastused me kõik teame, et mõnikord väga naeruväärse. Kristjan? Jah, et ma lihtsalt ütleks, et selles mõttes, ega seal nagu mingi päris mõtlemist ei toimugi, et ta selles mõttes nii-öelda genereerib nii-öelda sõnu eelnevate sõnade põhjal ja see oleneb sellest, mille peal ta nii-öelda treenitud on. Et ta peegeldab nii-öelda enda treeningi andmestikku. Loomulikult see on endiselt väga kasulik, sest sellega saabki väga palju asju ära lahendada selliste asjadega ja ta tundub üllatavalt intelligentne, aga sealt tuleb nii-öelda meeles pidada, et tegelikku nii-öelda mõtlemist või arusaamist seal tegelikult ei ole. Aga kas me võime eeldada, et ühel hetkel see asi areneb nii kaugel, et ta hakkab ka nagu ise mõtlema, et ta suudab nagu ise nii-öelda oletada asju või loovalt mõelda ja teha kõike seda, mida inimene oma mõtlemisega teeb, ehk et praegu ta nii-öelda vastab nii-öelda nagu robot, eks ole, ta vastab välja treenitud mudelite järgi sinu küsimustele, aga ta nagu nii-öelda ei mõtle sinna juurde, et kas see järgmine samm, mis kunagi tulevikus võib-olla teoks saab, on see, et ta hakkab ise mõtlema või? No, ütleme nii, et kui seda sama arhitektuuri kasutada, siis nii-öelda viga võib aja jooksul kindlasti väheneda, aga kui tahta nii-öelda järgmist taset, kus ta tegelikult mõtleb ja nii edasi, et siis on ikka täitsa uut, ütleme, arhitektuuri vaja, mida nii-öelda keegi ei ole veel demonstreerinud, et tegelikult see oleks võimalik, et muidugi siin on natuke erinevaid koolukondi ka, aga pigem oleks see sellisel nõul. Ja no siin ongi see, et tuleks nagu selle teaduse juurde tagasi ja ma olen seda ajalugu nagu lugenud ja ma saan aru, et laias laastus, oskate paremini öelda, on 2 koolkonda. Üks ütleb seda, et me üritame nagu imiteerida mõtlemisprotsessi ja teine ütleb, et me võtame data, eks ole, nii et ma nüüd küsikski nagu edasi, et kas me kunagi võiks siis sinna nagu mõtlemisprotsessi juurde rohkem jõuda, et praegu ta on, kriitikud ütlevad, et see on lihtsalt, eks ole, suur, eks ole, andmeragistamine, kus mõtlemisprotsessi ei toimu, et kas me üldse võiks nagu mõtlemisprotsessil lähedale jõuda, siis sealt muidugi tekib järgmine küsimus, et ega me täna ei saa ka aru, kuidas inimene üldse ise mõtleb, eks ole, ega me seda ei suuda ka selgitada. Jah, eks siin tuleb ka mingitel hetkedel peeglisse vaadata, et ma ka ühele väga targale inimesele selgitasin, et tegelikult ta nagu tegelikku mõtlemist ei oma ja lihtsalt toodab mingisugust väljundit, mis võib-olla kasulik, võib-olla ei ole kasulik, aga tema vastas mulle vastu, et aga ma ei tea, minu arust päris paljud inimesed teevad sama, et võib-olla see on nagu piisavalt hea, et oleneb muidugi ülesandest. Ja ma väidaks ka, et mida me vajame ju väärtust ja kasu ja et täna me saame mingisuguse siiski täitsa arvestatava kasuga, seal on olulised ka piirangud, et me räägime ikka nagu sellisest ühemodaalsest lahendusest, et meil on vaja seda mitmemodaalset, et meil on vaja, nii nagu Kristjan ütles ka, et meil on vaja tegelikult teistsugust arhitektuuri, meil on vaja isegi teistsugust matemaatikat sinna taha. Ja siin Eduard saab siin kommenteerida, aga minust see matemaatika, mida me täna kasutame, on ju väga vana. Et see ei ole ju midagi väga innovatiivset, et see vist oli ju 50-ndatel, 60-ndatel isegi. Jah, et need esimesed katsed tehti, aga jah, aga kuhu siis see matemaatika läheb? Tegelikult nii ongi. Matemaatika põhitõded on väga vanad, aga arvutusvõimsus on hoopis teistsugune ja tänu sellele sai see võimalikuks, et tegelikult mina kaitsesin doktoritööd mitu 15, natuke rohkem 17 aastat tagasi ja enne seda tegin magistritööd nii edasi ja tolle räägiti kogu aeg juba tehisintellektist ja nii edasi, aga ma kogu aeg ütlesin, et see, mida te nimetate tehisintellektiks, ei ole üldse mingi tehisintellekt, see on lihtsalt matemaatiline mudel. Ja tegelikult ka praegu selle taga on matemaatiline mudel, aga seal on hullult palju parameetreid ja ükski inimene ei suuda seda arvutada ja see tehisintellekti idee on tegelikult 20. sajandi keskelt pärit ja kõik ideed olid juba teada, tehisneuronid, tehisnärvivõrgud ja nii edasi, aga tol ajal oli see liiga keeruline, nüüd pandi kõik graafikakaardid tööle ja
sai arvutatud. Ja aga kui meil on palju parameetreid, siis me jõuame sinnani, et kui vaadata seda juhtimisperspektiivist näiteks, et mille jaoks meil on checkliste vaja, eks ole, checkliste on meil selle jaoks vaja, et midagi ära ei unustaks. Et kas me siis ikkagi jõuame sinnani, et kui meil on tegelikult väga palju parameetreid, et inimene ei käi enam nendest parameetritest üle, aga mudel käib? Ma arvan, et me praegu oleme juba seal, et me täpselt ei suuda tegelikult öelda, mis selle suure tehisintellekt, selle suure mudeli sees toimub. Seal on valem, aga keegi ei jälgi, kuidas kõik parameetrid muutuvad, kuidas need õppivad missugused seosed seal tekivad, aga need on kõik matemaatilised funktsioonid. Põhimõtteliselt seda oleks võimalik lahti kirjutada, aga see on tohutult suur ja lihtsalt inimese jaoks võimatu. No me enne rääkisime sellest, et täna näiteks sedasama ChatGPT vastuseid ei saa usaldada, et seal peab olema keegi nii-öelda tark inimene, kes selle üle kontrollib, et sealt need vastused vahel on õiged, vahel mitte. Aga nüüd järjest rohkem vähemalt loodetakse või soovitakse anda otsustamist siis tehisintellekti kätte, et isejuhtivad autod ja kõik need, eks ole, kus nad peavad langetama otsuseid, et siin vist on ka mingid katseid tehtud, et kui on isejuhtival autol vaja otsustada, et kas sõita otsa ühele lapsele või siis põrgata kokku bussiga, kus on sees 30 inimest, et mis ta siis teeb, eks ole. Et sellist laadi otsuseid me täna ei julge tehisintellektile anda, aga kas see on midagi, mida tulevikus võiks juhtuda, et tehisintellekt hakkab nii-öelda elu ja surma küsimuses otsuseid langetama? Ma arvan, et olen veendunud, et otsuseid teeb ikkagi inimene. Ta võib konsulteerida kellegi iganes spetsialistiga, tehisintellektiga, see ei ole keelatud, aga ikkagi lõppotsus ja mis on eriti oluline vastutus on ikkagi inimeselt. Et räägitakse, et kas tehisintellekti vastus on usaldusväärne. Kui te mingi probleemi arutate vanaemaga, vanaisaga, tütrega, emaga, sõbraga, kas tema vastus on usaldusväärne? See on lihtsalt soovitus, te võite kuulata, seal võivad väga huvitavad ideed tulla, aga kas neid kuulata ja kuidas teha, on ikkagi teie otsus ja antud juhul see on ikkagi inimese otsus. Tihtipeale räägitakse, et tehisintellekt paneb diagnoosi, et kui me meditsiinilistest rakendustest räägime, ma siin ütlen, et kohe, et stop, diagnoosi ei pane tehisintellekt. Tehisintellekt võib midagi märgata, võib soovitada, võib nõu anda, aga selleks on arst, vastava haridus, diplomi, sertifikaadiga nii edasi. Ja kui me siia nüüd tulime siia raadiosaatesse, siis ikka nagu räägiti neid sõjalugusid, et kellel on milline trauma ja kus on vigastuse saanud ja siin on nagu ratturid ka ja siis me arutasime ka ravivigasid, eks ole, et me oleme sugugi veendunud, et arst teeb nagu parema otsuse, eks ole, kui nagu ausalt küsida, eks ole, et kui on mingi selline väga spetsiifiline asi, siis mina võib-olla usaldaks tehisintellekti hoopis rohkem kui väsinud arsti, eks ole, öösel kell 2. No seal on näiteks üks valdkond on igasuguste diagnostika valdkond, et olgu see näiteks ultrahelipilt või magnetresonantsmasina pilt, eks ole, et kui tehisintellekt on, kui tal on kogemus ehk kui ta on nagu siis ütleme miljoneid pilte analüüsinud ja suudab selle põhjal midagi arvata, et võib-olla arst, eriti Eestis, kus on võib-olla väiksemad haiglad või vähem juhtumeid, on võib-olla näinud karjääri jooksul, ma ei tea, 100 või 1000 juhtumit versus miljonid juhtumid, mida tehisintellekt on näinud, et kas me võime eeldada, et see kogemus, mis siis tehisintellektil on parem kui arstil või on seal mingisugune nii-öelda X-faktor või miski, mida siis see arst omab ja mida tehisintellektil ei ole, intuitsioon või ma ei tea, mis veel. Ja ma ühte kommentaari siin ütleks, et seda on ka uuritud ja kuidas ju teeb tänane pildituvastus AI, siis teeb ju seda otsust, tal on vaja ju sisendandmeid, treeningandmeid. Ja me need on inimeste pildid, aga mis on oht, on lihtsalt see, et seal tekib nii-öelda vale korrelatsioon. Ehk siis neid on ka ju tuvastatud, et on antud tuhandeid ja tuhandeid pilte ja mitte ta ei vaata seda pildi olemuslikku sisu, vaid ta vaatab mingeid muid märke ja tekitab sinna korrelatsiooni nende muude märkide põhjal. Näiteks seal on olemas kas siis mõõdik pildi peal või seal on mingisugune muu täpp või märk, mille järgi ta teeb siis pärast otsuse, et vot see on see diagnoos ja teine on teine diagnoos, kuigi need ei ole olemuslikult kuidagi seotud. Eduard, sa tahad kommenteerida?
ja mul on selle kohta üks väga hea, minu arvates hea akadeemiline näide, et ma õpetan tudengid loomulikult ülikoolis ja siis kui õpetada ja siis anda kontrolltööd valikvastustega ja seal on vastused A, B, C, D ja ma annan niisugused ülesanded ja kogu aeg vastus A on õige. Et alguses nad püüavad kuidagi vastata ja siis väga kiiresti taipavad, et vastus A on kogu aeg õige. Ja siis ma annan järgmine kord sama testi või sarnase testi, kus A-vastused on õiged ja tulemuslikkus on 100%. Kõik vastavad õigesti. Kas ma võin järeldada, et nad on materjali omandanud? Ei, see ei ole usaldusväärne, sest tunnus, mille järgi nad õppisid, on hoopis teine. See ei ole õigesti vastatud küsimus. Lihtsalt ta taipas, et A-vastus on õige ja tehisintellektiga tihtipeale juhtub täpselt sama asi. Leitakse mingi tunnus, mille järgi tehakse otsus, mis kipub olema õige, aga ei ole üldse usaldusväärne. Aga küsiks Kristjani käest ka, eks ole, kas sina usaldaksid ennast sellise tehisintellektist arsti kätte või kuna sa ennast usaldaksid, et ma arvan, et kõikides nendes süsteemides on see nii-öelda riski ja kasu natukene nagu analüüs, et küll aga tihtipeale, kui räägitakse nendest riskidest, siis jäetakse nendesse kinni ja ei mõelda, et okei, et risk on, aga mis see kasu on. Et mina kindlasti usaldaks sellist juhtu, kus arst konsulteeriks, küsiks, et kas sul on mingit nõu, kas sa teeksid seda teisiti, mida sina arvad, ma arvan, et sellel ei oleks ma ei näeks selles mingit probleemi. Aga kui nii-öelda laiemalt vaadata, siis enamasti ongi see, et jädaks sinna riski kinni ja mõelda, et okei, et aga ma ei tea, et kas meil inimesed siis ei ole näiteks mõnikord, ma ei tea, seksistlikud või rassistlikud, kas nad tunnistavad seda või mitte, see on nagu küsimus omaette, aga inimestega meil on tegelikult samasuguseid murekohti ja me tihtipeale nagu unustame selle ära, sest vahe on nüüd natukene selles, et inimestest neid asju välja saada on väga raske, sest nad ei pruugi seda endale tunnistada ka. AI-s seda välja saada on palju lihtsam, sest sa saad tulemuse analüüsid, vaata, siin teeb mingeid vigu, õpetama teda paremini ja muutus juba paremaks. Et selles mõttes ma arvan, et siin on väga palju potentsiaali. Keerulisemate juhtumite puhul ju ka meditsiinis ikkagi küsitakse mitme arsti arvamust ja jääda tavaliselt ühe juurde, et samamoodi on vanad näljad jääks. Et võib ju öelda seda, et AI on nagu üks komisjoni liige, et on nagu inimene ja siis on nagu üks AI mudel ja võib-olla mingi teine ka ja siis kamba peale tuleb mingisugune arvamus ja siis ma ei tea, hääletatakse või vaadatakse. Mul on lahendus, meil on Euroopa AI, siis võtad USA AI. Ja Hiina AI. Hiina AI. Kolmega jagad läbi ja siis võtad ruut juure sellest. Aga kui rääkida sellest, kas otsust saab usaldada, me tegelikult täna on üks valdkond, kus inimesed on hädas AI tehtud otsustega ja see on nagu väga lihtne valdkond, see on see, kuidas Meta või siis Facebook paneb kinni kontosid. Et inimesed on hädas sellega, et mingil arusaamatul põhjusel ühel päeval nende konto suletakse ja tuuakse põhjuseks siis mingite reeglite rikkumine ja ilmselt teeb selle otsuse siis mingi robot või AI ja kuna Meta on nii suur organisatsioon ja tal on miljard klienti või palju tal neid on, et siis loomulikult inimene ei jõua neid juhtumeid ükshaaval läbi vaadata ja siis juhtubki see, et sa jäädki oma kontost ilma ja kõik. Ja nüüd, kui see näide kanda edasi mõnesse muusse eluvaldkonda, ütleme krediidikomitee pangas või ma ei tea, mis iganes litsentsitaotlus või nii edasi, et kui igal pool hakkaks samamoodi olema, et siis kui sa korra satud mingisse musta nimekirja näiteks või mingi parameeter äkki ei meeldi sellele treenitud AI-le, siis ongi nii-öelda sa oledki tühistatud, et täna meil tegelikult natuke juba see oht on. Ja Eduard. Seepärast meil arenebki praegu selline nimetatud seletatav tehisintellekt, inglise keeles explainable AI. On oluline aru saada, milleste tunnuste järgi ja miks üks või teine otsus või
nõue olid tehtud tehisintellekti poolt. Tegelikult see ongi väga suur probleem selles valdkonnas, kuna nii masinaõppe kui tehisintellekti valdkonnas tegemist on inimene musta kastiga. Seal on teatud sisendid, nii nagu selle meta näide puhul tunnuseid on väga palju, aga kumb neist või milline kombinatsioon mõjutas üht või teist otsust, seda on raske öelda ja seepärast tehakse just eraldi kiht, mis hakkab seletama, miks üks või teine otsus tehtud, aga see on juba. Aga kuidas see on väga huvitav iseenesest, sest see puudutab just nimelt seda, meie nimetame seda oma ettevõttes nagu AI in control, et sa suudad seda kontrollida, sa saad seda ahelat kuidagi kontrollida, otsustuspuud kontrollida, küll mitte väga lineaarselt, aga las ta siis olla, et kas see, usud sa sellest, et see töötab ka, et või hakkab tööle? See läbipaistab? Töötab, olen näinud, aga igas kitsas valdkonnas, see on väga valdkonna väga mudeli spetsiifiline, valdkonna spetsiifiline. Ja väga valdkonna spetsiifiline. Ja. Et aga siit edasi mõeldes, et me meditsiini juba puudutasime, metat puudutasime, et siit jõuabki nagu selleni, et kus me siis seda kasu saame, et ma korra võtsin välja, lihtsalt visates siia neid numbreid ka, et ma võtsin välja need kasvud, et kui palju siis aktsiahinnad on kasvanud näiteks nendel, kes avalikult on öelnud, et AI on nende tuleviku ärimudeli osa või nad juba teenivad selle pealt, et seesama meta aasta aktsia kallinemine 38%, Google'il 26%, Microsoftil 16%, kes kukub nüüd ansamblist välja, Apple, ja Apple ongi tegelikult AI mängust maas, kallinemine 2% ainult. Ja siis on Palantir, kellest me siin enne saadet natuke arutlesime selleni, et kas nad üldse kunagi raha on teeninud, aga vähemalt aktsia on kallinenud neil juba 26% see aasta. Ehk siis see raha kuskil on, aga mis kohas siis ikka? Mina ikka jahutaks, vot seda nüüd mina oskan öelda, ma kontrollisin oma ETF-id ka ära, et mina reaalselt siis raha pannud ja ma ütlesin, minu see AI, ma nüüd ei mäleta, kuna ma ostsin, oli üleval algusehetkes 20%, 19,72 oli üleval, aga minu need chipitootjad, mikrokiibitootjad olid üleval 90%, ma arvan, umbes samal ajal nad nagu ostsin, eks ole, niimoodi, et minu järeldus on, et labidamehed ikkagi võidavad järjekordselt, eks ole, need kullakaevandajaid, et vähemalt, et need, kes siis pakuvad seda, ütleme, tehnoloogilist nagu võimekust, et mina ise vaatasin, mul oli ikka väga suur vahe. Kas seal ei ole üks teema nagu ressursi piiratuse küsimus ka, et need mikrokiibi tootjad, et seal on täna vähemalt veel tänases maailmas on üsna piiratud ressurss, et tegelikult neid tootjad ei ole väga palju ja nõudlus on meeletult suur ja AI on nagu hoomamatult suur, et seal tegelikult ei ole ju nagu mingit piiratud füüsilist ressurssi üldse ees. Aga see ongi nagu turu osa, eks ole, et kui sa nüüd ütleme, et kogu turg, eks ole, tegeleb AI-ga, aga sul seda AI-st, eks ole, raha teenivat ärimudelit ei ole, siis on minu arvates nagu väga loogiline järeldus. Nüüd on küsimus see, et kas mingi AI, eks ole, et ühel hetkel peaks nendest, loogiline on see, et ta läheb nendest mikrokiibitootjatest mööda, aga kui ta senini mööda ei ole läinud, eks ole, siis järelikult turg otsib seda kasutusvõimalust tegelikult on, et minu jaoks ta on nagu loogiline, et kogu turg kasutab, eks ole, et Nvidiat, aga keegi ei ole suutnud veel sellist uut, eks ole, Google'it või Metat või mis iganes selle AI baasil üles ehitada. Minul siit tuleb ka investeerimissoovitus kõigile kuulajatele, ostke energeetikaettevõtete aktsiad, sest et minust täna hommikul keegi just ütles, et kui panna see sama täies ulatuses Google'isse see keelemudel tööle, siis lisandub energiatarbimine Iirimaa võrra. Üks Iirimaa tuleb juurde energiatarbimisse, põmm. Ja see on lihtne otsing, ainult, ei midagi muud. Kui me vaatame näiteks tehnoloogia valdkonda, et mis on tegelikult ju juhtunud, on see, et see nii-öelda rikkus kontsentreerub ja väheste kätte, et kui me vaatame, mis on juhtunud reklaamiturul, võrreldes sotsiaalmeedia ja Google'i eelse ajaga, kus New York Times ja Postimees ja teised jagasid seda pirukat, et tänaseks on nagu enamus kõik paari firma käes, et Google ja Meta võtavad selle raha autotootmises, eks ole, me näeme
kontsentreerumist tarkvara tootmises, samamoodi seal mikrokiipides, et tegelikult toimub kontsentreerumine mõne üksiku üübersuure tegija kätte, et kas AI valdkonnas võiks ka midagi sellist eeldada, et kuigi paljud sellega tegelevad, aga lõpuks, kui öeldes siis piltlikult öeldes, kujuneb sealt välja üks Google või üks Meta, kes nii-öelda võtab seal, ma ei tea, 90% kogu valdkonna kasumist. Ja Kristjan, ma pööraks sinu juurde. Kui ma reageeriks kohe, siis mina pigem kardan seda sama, aga Kristjan, sa oled ka teinud isiklikke investeeringuid, et kuidas sul on, kas sa tunned ennast mugavalt, et nüüd tegelikult tuleb see raha tagasi sul või ei tule? No mina mõtleks selle peale, et mis need tehisintellektid, mis igal pool laial on, et mida nad nagu võimaldavad, et hetkel siukest kellelgi sellist general AI tegelikult endiselt ei ole, mis võimaldaks kõike teha, ehk siis mulle tundub, et hetkel neid võitjaid võib olla ikkagi väga palju, aga üldiselt nii-öelda kõik AI-d, mis on, ka see GPT, kuigi ta tundub väga nii-öelda just oskab kõige kohta vastata, aga tegelikult on siuke väga kitsas AI, ta lihtsalt väga hea, väga kitsas AI, ehk siis mõte on ikkagi see, et ma arvan, et igas vertikaalis on nii-öelda oma AI-d, mis muutuvad parimaks, et näiteks meie ise näiteks oleme MindTitanis, oleme näiteks ka arenduspartneriks startupidele, kellel me aitame siis nende AI-d välja toetada, kellesse ka siis me võime investeerida ise osa nii-öelda nende vajaminevast kapitalist ja kuidas ma ütlen, et see AI, mida nemad teevad, nad saavad selles olla enda valdkonna parimad, aga see nüüd päris nii ei käi, et ma ei tea, Google lihtsalt otsustab, et ma ei tea, ma tulen nüüd sellesse väga kitsasse valdkonda ja teen seal juhuslikult kapist võtan AI, mis teeb seda paremini, et see päris nii ei käi, sest seal on nii nii-öelda andmete spetsiifiline ja ülesande spetsiifiline ja sa optimeerid mingist väga, väga kindlat asja. Võib-olla Eduard käest võib-olla modifitseeriks natukene seda küsimust, et et kas meil tekivad mingid sellised domineerivad ülikoolid või nagu teaduskeskused, et see on ka huvitav küsimus, et kas nad nüüd tekivad ülikoolide juurde või nad tekivad pigem ettevõtete juurde? See on tegelikult väga hea küsimus. Pigem trend on praegu selline, et ettevõtete juurde ja suurte ettevõtete juurde tekivad võimsad teaduskeskused ja me kõik teame, et OpenAI, Microsoft, Google, nendel on andmed nende käes, nendel on võimsad arvutid, ma ei nimetaks isegi arvutiteks, arvutusvõimsused palju suuremad kui ülikoolidel. Aga see trend on tegelikult igal pool, et see paradigm hakkab muutuma. Ehk siin opitakse ka teadlasi üles, võetakse sinna tööle, kuna treeningandmed on seal, ehk siis paljuski andmed määravad seda. Ma ei julge öelda, kuidas see hakkab välja nägema. Aeg näitab, me praegu ei tea, aga kindlasti tehakse rohkem koostööd, vähemalt rohkem koostööd ettevõtjatega. Kristjan? Ja, et ma võib-olla defineeriks, et mis seda edu üldse hetkel toob, et kas see on teadus või see on inseneeria. Et minu arvates väga palju sellest edust ongi siuke väga räpane inseneeria, me lihtsalt jõhkralt katsetame, kuni me leiame midagi, mis toimib. Et see nii-öelda baasteadus, kui selline seal taga võib olla väga pikalt sama, aga lihtsalt katsetad erinevat moodi, erinevat andmestikaga, suuremate andmestikaga, rohkema arvutusega, kuni lõpuks tuleb midagi, mis töötab. Et seal on seda nii-öelda räpast inseneeriat hästi palju taga, mida on lihtsalt kiirem itereerida kuskil suures ettevõttes kui näiteks teadusasutuses. Aga nii-öelda see suur idee või kontseptsioon, see peaks tulema ikkagi teadlaste poolelt, et kui me toome võtame võrdluseks interneti näiteks, eks ole, et internet ju ka nagu loodi teadlaste poolt, sõjavägi siis võttis selle kasutusele ja tänaseks on ta siis nagu võib-olla nagu tasuta kogu inimkonna vara või ma ei tea, kuidas seda üldse defineerida, mis see internet täna on, et kas AI-ga võib minna samamoodi, et mingisugune AI sellised põhiasjad muutuvad selliseks üldrahvalikuks varaks, mis ei olegi Google'i või Hiina rahvavabariigi oma, vaid ongi nagu selline, nagu internet on, et see on nagu
inimlik omand või mis asi internet üldse kellele kuulub või kuidas ei kuulu kellelegi ja see on õige küsimus iseenesest, aga tänaseks on ta OpenAI ikka nagu kuulub kellelegi. Aga internet maksti kinni tõesti ameeriklaste enda riigirahade poolt, see on tõsi. Aga praegu ma pakun, et AI poole peal ju see valdav osa investeeringuid tehakse ikka ettevõtete poole peal. Ja riik on ikka väga eemal sellest, kui ta ainult ei tee regulatsiooni. Et Eduard? AI on tegelikult üsna kallis asi. Tegelikult keegi peab investeerima ja siis investeerivad praegu ikkagi enamasti eraettevõtted. Aga tagasi sinu, Kristjan, kommentaari juurde, aga see on väga õige märkus selle insenerliku töö kohta. Me võime rääkida teadustööst ja uurimistööst ja need on tegelikult erinevad asjad. Me tihtipeale ülikool nõutakse rakendusuuringut. Rakendusuuring, see toimub kindlasti kas ettevõtte sees või koostöös ettevõtetega teevad teadlased. Tihtipeale rakendusuuringuid teevad teadlased kindlasti, aga on ka eraldi valdkond teadustöö ja ettevõtted teevad, ma arvan, vähem teadust, et teadus on rohkem ülikoolides, aga see ei ole nii kohe kiiresti rakendatav, aga teaduses tulevad uued teadmised. Aga täiesti mitte olemasolevate teadmiste otsimine ja nendele rakenduste leidmine, vaid hoopis uued teadmised. Aga kui mõeldagi nüüd edasi näiteks 50 aasta peale, kas seda LLM-i ehk siis seda suurt keelemudelit, kas sellisel kujul ongi olemas pärast, et võib-olla see asendatakse millegagi või on see, kuidas täna see tundub, et alati räägitakse ettevõtetest roadmapidest, et küllap teaduses on ka mingi roadmap, et kuhu siis selle LLM-iga siis jõutakse? Ma arvan, et see on hea vahend ja see jääbki niimoodi vahendiks. Niimoodi nagu ühel hetkel tuleb kalkulaatorid ja tuleb meelde üks huvitav pilt, kus matemaatikud protestisid kalkulaatorite vastu. See oli umbes 50 natuke rohkem aastat tagasi. Tõepoolest transparentidega nad läksid välja ja protestisid kalkulaatorite kasutamise vastu koolides. Siis tuli arvutite ajastu ja siis samamoodi ma olin tol ajal veel väike laps, aga mäletan väga hästi, et räägiti, et nüüd inimesed ei pea midagi tegema, kõike teevad arvutid, igal pool arvutid, siis tulid filmid sellest, kuidas arvutid vallutavad maailma ja inimeste asemel kõike teevad ja tihtipeale räägiti seda, ei, mina ei eksinud, seda ma ei tea, miks, aga arvuti on niimoodi öelnud, arvuti on selle vea teinud. Tegelikult selle vea ei teinud arvuti. Hea vabanduse. Jaa, et väga hea vabandus, aga tegelikult see on ikkagi selle inimese viga, kes on arvutile ülesande püstitanud, andmeid andnud, küsinud, tarkvara kasutanud, nii edasi. Praegu tuleb tehisintellekti ajastu. Tehisintellekt on tulnud, et jääda ja see on meie jaoks hea vahend, aga väga palju sõltub sellest, kuidas me selle vahendile ülesandeid püstitame, mida me küsime, kuidas, millised andmed me anname ja me kasutame, see tegelikult võimendab meid, see aitab lahendada ülesandeid palju kiiremini. Ma kohe lõpetan, et siis kui teadusmaailmast veel ühe näide tuua, mulle meeldib raamatukogu, et kui me 20-30 aastat tagasi õppisime, siis kuidas me infot hankisime, et me tuleme raamatukokku ja oli vaja otsida ajakirju, see võttis aega, siis kataloogidest me hakkasime otsima. Isegi mina mäletan seda aega, et oli vaja võtta 10 ajakirju ja siis märksõnade järgi otsida, leida, sealt midagi välja kirjutada, järeldusi ja nii edasi. Siis tuli interneti ajastu, tuli Google
teised andmebaasid, ma sain guugeldada ja ma leidsin neid ajakirju, ma suutsin juba väga kiiresti vastavalt päringule leida, et näiteks nädala asemel võttis paar päeva, ma sain neid PDF-faili läbi lugeda. Nüüd on juba järgmine samm, nüüd on tehisintellekt, kes võib ka loeb sinu eest. Loeb minu eest ja ütleb, et loe seda, loe siit, siin on see info olemas, ma panen kokku ja tegelikult ühe nädala asemel mul kulub paar tundi. Ja, aga see ongi nagu see, et sul kulub paar tundi, aga su tootlikkus on tõusnud, tahaksin nagu küsida, aga tegelikult mul nii Eduardile kui Kristjanile on järgmine küsimus, et kui me täna oleme siin mingil tehisintellekti tasemel, ma ei tea, ütleme 10 või 20, et kus see järgmine revolutsioon on tulemas või kas see on pigem nagu evolutsiooniline areng või meil on ikka investeerimissaade ka, et me tahame siin tasuta nõu saada, eks ole, ikkagi, et mis, kas on näha kusagil mingi järgmine hüpe või eks ole, või seda järgmist hüpet või on meil nagu kusagil revolutsioon nurga taga ootamas selles tehisintellektis ja kogu asjas. Meil on lihtsalt evolutsioon, eks ole, järjest suuremad arvutid, järjest kiiremad, eks ole, et järjest parem, kiiremini, täpsemalt, et tulles ka selle sinu näite juurde tagasi, eks ole, et asi, mis võttis, eks ole, 2 tundi, nüüd võtab võib-olla 2 minutit, eks ole. Kuigi majandusteadlasena me võiks öelda, et tootlikkusesse ei kajastu, on see klassikaline asi, jah. No iseenesest tootlikkusesse ei kajastu, kuidas seda mõõta, et kas Eduard suudaks rohkem teadusartikleid kirjutada ühes ajaühikus või siis see järele jäänud vaba aeg, mis tal kulub, ma ei tea, aiandusega tegelemiseks või... Ei, mul on vastus, eks ole, see kulub tal ülikooli bürokraatia peale, eks ole, vaba aja, on ülikool tal ära sisustanud, eks ole, minu tea. Kõik uuringud näitavad, eks ole, see aeg, mis tal vabanes, eks ole, sellega ta täidab ülikoolile dokumente, eks. Kristjan? Ja, et ma usun, et kindlasti on ka väga ägedaid AI arenguid tulemas, aga ma usun, et see põhivõit tuleb lihtsalt sellest, et pea igas ettevõttes, organisatsioonis, ei pea olema ka ettevõte, võib-olla ka riigiasutus, et neid protsesse, kuhu LLM-id või mingisugused teised AI-d istutada, neid on tegelikult nii meeletult palju, et tegelikult lihtsalt ei ole jõutud selleni, et mõnikord on lihtne, et ma lihtsalt see, mida teeb hetkel inimene, ma asendaksin selle nii-öelda mitte nüüd täielikult ära, aga ta läheb inimest abistama, kuid teistel juhtudel see võtab palju kauem aega puht sellepärast, et ma pean kogu selle protsessi nii-öelda taas disainima. Et see ei toimu enam nii-öelda lihtsalt nii, et ma asendan selle inimtegevus ära, vaid ma täiesti mõtlen protsessi palju optimaalsemaks, kuna see LLM seal saab mingisugused sammud vahepeal ära teha ja kogu see protsess muutub palju efektiivsemaks. No siin me jõuame selle digitaliseerimise juurde, millega me Eestis hädas oleme ja enne siin Eduard mainis, et AI on väga kallis ja kui nüüd klassikalist digitaliseerimise näidet, ma ei tea, võtame kas või mingi suure logistika või lao, et seal saaks ju kõik ära automatiseerida, et masinad leiavad kõik kaubad sekunditega üles ja panevad kokku ja kui on mingi koju kätteviimine, siis pannakse paika ka mingi täpne järjekord ja kõige optimaalsem. Seda kõike saab täna juba teha, aga miks ei tehta, on see, et tegelikult väiksel skaalal ei tasu see ära. Ehk et see AI on täna veel piisavalt kallis ja seda ilmselt tasuks rakendada mingite väga suurte mastaapide juures, suurtes riikides, suurtel turgudel ja see on tegelikult üks takistusi. Just, ja siit tekib ka see küsimus, et või see hirm, et ta võtab meie töö ära, et see on natuke korra jälle tagasi minnes, et mäletate, kui raamatupidajad olid suure kladega ja siis raamatupidajatele anti esimene pearaamatu infotehnoloogiline lahendus. Kas raamatupidajad kadusid ära? Jah, võib-olla mõni töökoht suures piires kadus ära, aga tegelikult raamatupidajad pigem tuli juurde ja kui me täna vaatame nüüd, kas näiteks raamatupidajad või audiitoreid on puudu, oi jummal, kui palju neid puudu on. Et püüdke leida üks raamatupidaja või püüdke leida üks audiitor, mitte kuskilt ei ole neid võtta. Ja tegelikult me oleme lihvinud seda pearaamatut ju viimased 30 aastat. Üks valdkond, kus AI-l on hea rakendus, on kuritegevus. Wow. Ja tegelikult kurjategijad on ju alati head innovaatorid, eks ole, võtavad kasutusele uusi meetodeid kiiresti ja kui me täna vaatame igasuguseid õngitsuskirju ja kõikisugu pettuseid, siis seal ju kasutatakse AI-d, kas või ma ei tea, reklaamimaailmas need robotid, kes klikivad reklaamile, et tekitada siis raha, eks ole. Neid on hästi palju, igasugused õngitsusarvete tegijad. Ja minu arvates see on toonud endaga kaasa nagu nõudluse uute ametikohtade järgi.
need on need inimesed, kes peavad kindlaks tegema, et ega see robot ei ole. Ehk et nagu, ma ei tea, kuidas selle ametikoha nimi on, aga nagu roboti verifitseerijad või midagi sellist. Ja see on nagu kasvav trend, et noh, varsti sa ei saa isegi tavalist arvet esitada ühelegi ettevõttele ilma, et see keegi ei helistaks ja küsiks järgi, et kas sa ikka oled päris inimene ja päris ettevõtte ja mis su kontonumber on, ütle nüüd telefoni teile see ka, sest muidu nad arvavad, et see on robot, eks ole. Siis vaata, telefoni saad ka panna AI, eks ole, see vastab, eks ole. No, aga see on tõsi, see on tõsi. Eks ole, häälega ju, need häälemodulaatorid on ka ju olemas. Häälemodulaatorid, pildi ja siis ka loomulikult tekst, et ju seda saab kasutada nii halva eesmärgiga kui ka hea eesmärgiga, et täna me suudame ju genereerida ka häid e-maile vastuskirju siis klienditeeninduses nagu hetkega, kasutades neid suhteliselt lihtsaid mudeleid, et see töötab fantastiliselt hästi, aga jah, kahetsusväärselt me saame ka palju õngitsuskirju ka sama hooga välja saata. Eduard? No tehisintellekt tekitakski meile uusi töökohti. Et küsimus oli esialgu sellest, kas tehisintellekt võtab meil tööd ära. Vastus jah, võtab, aga see loob veelgi rohkem uusi töökohti. Ja mul on sama tunne, et kui me oleme vaatanud ka seda nagu muid sarnaseid valdkondi, mis elab läbi automatiseerimist ja digitaliseerimist, siis pigem see töökohtade arv kasvab, jah, küll ta kasvab nüüd keeruliste töökohtade osas, aga samas teistpidi need on ju kõik head tarbijad ja nad ostavad rohkem kola, mida me kõik tahame toota, nii et pigem see vist on plussumma mäng. Jah, et ma ütleks ka, et küll aga ma hetkel natuke aega tagasi käis läbi kommentaar, et AI on väga, väga kallis arendada ja ilmselt on AI-sid, mida ongi väga kallis arendada, aga tegelikult selline keskmine tavaline AI ei ole üldse nagu nii kallis asi, mida kasutusele võtta ja paljusid neid GPT-sid asju saab kasutada lihtsalt nii-öelda teenusena, et sa ise pead seal suhteliselt vähe juurde tegema, et selliseid võimalusi on ka. Küll aga sellele teemale lisades ma ütleks, et enamasti kui neid AI-sid kuskile kasutusele võetakse, siis mina ütleks, et enamasti nad teevad ülesandeid, mida ega inimesed nii väga ei tahagi ega viitsigi teha. Rutiinseid ülesandeid. Rutiinsed, tüütud, korduvad, et inimesed saavad oma oskusi kasutada rohkem seal, kus tõesti seda tegelikku mõtlemist on vaja. Ja, et me oleme avastanud fantastilise nagu use case'i, selleks on Euroopa Liidu regulatsioonide läbilugemine. Ta on selles fantastiline, ta teeb meile väga head konspektid, millega me saame liikuda edasi, jätame kõrvale muidugi küsimuse, et kuidas nad koostati. Aga loodame, et see ei Made in Heaven, eks ole, AI poolt koostatud, eks ole. Ma just tahtsin öelda, et see ilmselt käib niimoodi, et üks robot koostab ja teine loeb, eks ole. Ja just ma tahtsin kommenteerida ka, et me loodame, et üks robot ei hakka neid uusi regulatsiooni kirjutama meile. Aga veel üks kommentaar selle pahatahtliku kasutamise kohta, et mul on vastu üks küsimus, et kas kirves on hea asi või halb? No täpselt samamoodi jah, et kõike saab kuritarvitada. See on nii arvutitega, mobiiltelefoni, tehisintellektiga. Aga kas kirve innovatsiooni veavad timukad või puuraidurid? Et see on ka see küsimus, et kelle huvides on teha paremat kirvest? Et see ilmselt on puuraidurid, ma pakun. Ja vaata, see ongi väga huvitav küsimus, millega me Eduard ja Kristjaniga oleme ka ju nüüd kokku puutunud, et mis puudutab Euroopa Liidu regulatsiooni selleks, et kaitsta seda sama tarbijat, mida vaata Ando sa ka mainisid, et et kui AI on otsustaja või otsustuses kaasatud, et kui palju ta siis tegelikult seda otsustust peaks mõjutama ja kuidas me kontrollime seda ja kuidas me reguleerime siis seda, et kes AI-d rakendavad, et ma olen alati elanud selles maailmas, et Euroopa Liit ühtpidi on jah tüütu, aga teistpidi ta on maailma kõige parem regulatiivne organ. Ta oskab kõige paremini regulatsioone koostada, erinevalt Hiinast või Ameerika Ühendriikidest. Me võime vaielda, et kas kõiki neid on vaja, aga võib-olla tarbija tasemel me suudame ikka veidi paremini kaitsta kui teised, aga nüüd on küsimus jah, et võib-olla me lööme selle pendliga nüüd teise suunda, et võib-olla liiga kaugele. Jätkame saadet investeerimisideede universum, stuudios on Tarmo Toiger ja Hanno Lindpere KPMG-st
ja professor Eduard Petlenkov TalTechist ja MindTitanist Kristjan Jansons, mina olen Hando Sinisalu. Ja jätkame sellisel teemal nagu reguleerimine ja tulevik. Ilmselt regulaatorid, kes siis täna nii Euroopas kui USAs kui Hiinas, mis on juhtivad AI turud või riigid, proovivad kuidagimoodi ennustada ja siis tulevikule mõeldes teha täna regulatsioone, mis võib-olla siis ohtlikke arenguid ära hoiaks. Aga selleks, et seda reguleerida, seal on nagu see oht, et kui üle reguleerida, siis võib nii-öelda lapsuks ära tappa, et arengu seisma panna. Kui mitte reguleerida, siis on jällegi see oht, et kurikaelad võivad seda enda huvides kasutama hakata ja tekib rida probleeme, aga selleks, et üldse midagi reguleerida, me peaksime suutma ette kujutada, et kuhu see asi meid viib või mida meil tulevikus üldse on vaja reguleerida, et see on päris keeruline teema, et mis te sellest arvate? Ja, et minu isiklik arvamus on see, et see AI Act tuli natukene liiga ruttu ja võib-olla valedel põhjustel, valedel hirmudel, et ei ole päris nii, et tuleb nüüd Terminaator ja võtab üle, et asi ei ole kaugeltki nii võimekas. Mis ta siin praktikas teeb või tähendab, on see, et kui keegi tahab mingisugust AI lahendust teha, siis tuleb teha hunnik riskianalüüse, mõelda, et kas ta äkki läheb mõne nende vastu, küll aga seal on hästi palju niisugust ähmasust ja kahjuks ta on ka üsna sellise karistava iseloomuga, ehk siis mida ta tõenäoliselt Euroopas tervikuna tähendab, on see, et niisugust nii-öelda innovatsiooni, iteratsiooni kiirust võtab alla, vähemalt mingites kohtades, et jah, teoreetiliselt mingit regulatsiooni kunagi on vaja, aga ma ei julgeks nii-öelda lubada, et see oli nüüd hea lükke tänasel päeval. Aga kas see Euroopa regulatsioon, see, et me sellega nii vara nagu tegelema hakkasime, ei tähendaks seda, et me jääme Euroopas AI arengus maha, eelkõige siis Hiinast, kus täna valitsus ju on selle asja enda kätte võtnud ja väga autoritaarsete meetoditega seda asja veab? Ma arvan, et see kindlasti tähendab seda, et see jääb veel rohkem maha jah, et kuskil mingisugust ilusat joonist kunagi nägin, kus oli see, et milles AI juhib Hiina, milles AI juhib USA, milles AI juhib EU, et ainus, millega EU juhtis on regulatsioon, aga ma ei ole kindel, kas see on asi, mille üle uhke olla. Ja, et mis see tähendab sisust, et kui mul on 100 ühikut raha, et kuhu ma selle siis panen, et suure tõenäosusega see 100 ühikut raha peaks täna minema USA ettevõtetesse, kes tegelikult vaatavad, mis siis pärast saab, kui olla väga küüniline. Aga nii ta tundub minevat. No, meil on tegelikult mõningaid jõukeskusi veel, et India, mis on tuntud oma, kui vaadata, kes on, mis rahvusest on paljude USA tehnoloogiaettevõtete juhid, siis nad on India päritolu, eks ole. Ja India täna ka on nüüdseks maailma suurima rahvaarvuga riik ja kuigi seal on meeletud käärid rikkaste ja vaeste vahel, ebavõrdsus on see kõrgtehnoloogia pool päris hästi arenenud ja ma arvan, et see on tegelikult ka üks koht, kus võiks lähitulevikus põnevaid arenguid tulla, et India on selline jällegi kahe vahel, et ta on küll maailma suurim demokraatia, aga see demokraatia ei ole päris selline, nagu meie seda mõistame. Ja täpselt nii, et see, kui me mõtleme jälle seda pikka perspektiivi, et ikka tulen jälle selle juurde tagasi, et kuhu me siis, kus me näeme seda järgmist hüpet, kus me näeme seda järgmist revolutsiooni, siis ühelt poolt see sooduskliima siis investeerimiste mõistes ja kindlasti on üks neist kohtades, teine kindlasti on Põhja-Ameerika, kus pigem reguleeritakse tagantjärgi. Aga siit tekib veel ka järgmine küsimus, et mis see pikema aja perspektiiv on, et mis see järgmine AI revolutsioon siis on? Hanno? Ma lihtsalt kommenteeriks ka seda geograafiat, et eks nüüd võib-olla läksime ka liialt, et tunnen, et ma pean nüüd Euroopat kaitsma, eks ole, mingil tasemel, aga minu arvates Euroopa kunagi ei suuda olla tegelikult nagu tehnoloogia liider erinevatel põhjustel, eks ole, me oleme väga killustunud, eks ole, kontinent, eks ole, mis meie tugevus on, eks ole, me oleme väga sõjakad, eks ole, siin on väga palju erinevaid võime, eks ole, kes pigem omavahel armastavad, eks ole, täristada ajaloo jooksul, eks ole, et iga sajand on siin mingi sõda, eks ole, nii edasi.
nii et versus võib-olla seal Ameerika või keegi teine, nii et minu arvates meil pole nagu Euroopas loota seda, et me oleme väga suured tehnoloogia liidrid, aga see ei tähenda seda, et me peaksime Euroopa maha kandma, et me oleme mingites muudes asjades head, eks ole, me oleme ka veendunud, et see regulatsioon õige on, aga et ilmselt see tõsi on, et kui tahta, eks ole, tehnoloogiasse investeerida, siis USA on see koht, mis omakorda tekitab küsimuse, et kui Eesti on nagu edukas näiteks tehnoloogias ja AI-s, eks ole, et kas me oleme siis outlier, eks ole, või siis näiteks Rootsi on edukas või nii edasi, et meil on ka olnud UK-s, eks ole, me tegelikult teeme küll, eks ole, teistpidi mingeid asju, aga pigem nad on siis sellised lokaalse iseloomuga või riigipõhised või Soome, eks. Aga ma korra küsiks Eduardi käest seda, et ei, Kristjan tahtis ka kommenteerida, eks ole, natukene ikka investeerimise asju peame vaidlema pisut, eks ole, tempo. Et selles mõttes võib-olla ma olin nagu Euroopas kõlasin natuke liiga skeptiliselt, et ma usun, et siin seda edulugu siis saab tulla, sest mis AI puhul on võib-olla nagu eriline, et jah, sul on vaja võib-olla palju arvutusvõimsust ja andmeid ja nii edasi, küll aga tegelikult väga väike inimeste rühm võib saavutada siin väga suuri asju ja Euroopas on õnneks väga palju väga tarku inimesi, et siit võib ka vabalt neid edulugusid tulla küll, aga kuidas ma ütlen, et selles väikses inimeste rühmas peab nüüd ka olema vähemalt keegi, kes teab ka seda bürokraatia poolt ja täidab mingeid pabereid ja peab seda osa meeles, mis kindlasti veits võtab see kiirust alla, aga see ei ole nii-öelda lootuset või midagi sellist, et seda tuleb vist arvestada. Selline tavaline turumajandus ütleks seda, et suurel turul sul on mahueelis, eks ole, Euroopa turul sul on nagu nišieelis, et meil on siin väga palju kiiksuga inimesi, kes kõik tahavad mingit oma asju saada, eks ole, versus USA, et No Euroopa eelis on ka see, et tegelikult vaatamata kõikidele nendele negatiivsetele asjadele, mis te välja eelnevalt tõite, siis millegipärast väga palju inimesi tahab Euroopas elada. Et ka USA-st inimesed, vähemalt siis, kui nad pensionile jäävad, kui mitte enne vaatavad, et Portugalis või Itaalias on täitsa tore elada, et selles mõttes Euroopa on oma atraktiivsust ikkagi hoidnud. Ja, aga siit edasi mõeldes, et kui vaadata seda uut revolutsiooni, et vaadata pikka perspektiivi, et mind alati huvitab see, et mis saab siis peale seda LLM-i, kas me jõuame kunagi lähedale sellele agile ehk siis artificial general intelligence'ile, et vaat sa Eduard ütlesid ka, et täna need metad ja Google'id ja ka teised värbavad järjest teadlasi, seda on teinud tehnoloogiaettevõtted ju aastakümneid. Aga praegu see tempo vist on isegi kõrgem kui kunagi varem, et kas võiks väita nii, et tegelikult teadlasi on ikka hädasti vaja, et järgmist hüpet teha ja teadusasutustes, mitte ettevõtetes? Järgmisest hüppest, ütleme niimoodi, esialgu ma arvan, et olemasolevate mudelite põhjal, mis me kasutame LLM-ide ja teiste tehisintellekti mudelite loomiseks sellist suurt revolutsiooni ei toimu. Et tegelikult, nagu ma selle saade alguses ütlesin, et need praegused mudelid suudavad kiiresti, efektiivsemalt töötleda andmeid ja teha täpselt seda, mida inimesed või grupp inimesi saavad teha ka. Rääkides järgmisest revolutsioonist, ma ei välista, et see võib tulla, see niinimetatud general intelligence, aga selleks on hoopis teist lähenemist vaja. Kindlasti selles valdkonnas käib töö, see annab vilju mingil hetkel, aga ma ikkagi loodan, et need tehnilised revolutsioonid ei toimu liiga tihti. Et meil oli arvutite ajastu tulek mingi 30, natuke rohkem aastat, 40 aastat tagasi. Nüüd meil on uus tehnikarevolutsioon, et tehisintellekti ajastu me peame ikkagi harjuma selle uue olukorraga, et neid uusi väljakutseid on meil liiga palju ja me alles praegu arutame, kuidas nendega hakkama saada, alates just Euroopa regulatsioonidest ja teistest asjadest kuni huvitavate rakendusteni, mis hakkavad tulema, et ees on loomulikult põnev aeg ja inimesele leidub selles uues maailmas kindlasti uus roll
mõnes mõttes, et tehisintellekt kindlasti võtab meilt osa töötas, loob uusi töökohti, uusi väljakutseid, me peame mõtlema selle peale, kuidas meie haridussüsteemi muuta, et peab tulema uus põlvkond inimesi, kes on juba kohe alguses uue haridusega inimesed. Aga ikka selline kriitiline küsimus, kas sul seal ukse taga on sabatudengitest või ei ole või on sul seal, eks ole, sellist, pead sa neid ise nagu meelitama või kõik tahavad kangesti sinu juurde õppima tulla või kuidas sul seal on doktorante, kuradi magistreid, eks ole, et jalaga segada või? No minul on, aga jalaga segada küll ei ole, tahaks rohkem. No samal ajal on meil kogu aeg puudus nendest inimestest, kes jääpurikaid alla lööks sealt katuse rentslist või siis või sandtehnikat mul ära teeks näiteks. Et tegelikult nagu kohati on selline kurb pilt, et AI võtab töö ära luuletajatelt ja kunstnikelt ja ajakirjanikelt, aga neid, kes seda sandtehnikat peaks vahetama või siis neid jääpurikaid räästa küljest alla lööma, et seda peab ikka meie inimene tegema, et kus seal see AI on, et kas ei teki nagu seda küsimust, et kõik sellised lõbusamad või nagu lahedad töökohad, et need kuidagi AI saab nendega paremini hakkama, siis kõige mehaanilisemad ja vastikumad tööd jäävad ikka inimesele lõpuks. Ja, et me oleme seda füüsilist keskkonda, me ei suuda väga hästi veel replikeerida või seda füüsilise keskkonnaga hakkama saamist, et te näete ju isegi, kui raske on isesõitvat autot teha, aga ma korra puudutaks ja siin Kristjanile käest ka küsiks kommentaari, et kui me räägime nagu kvantarvutitest, et vaat siin oli Eduard ka ütles, et arvutusvõimsus on oluline, andmed on olulised, arvutusvõimsus on oluline. Meil on siin uus ootus, IBM ja mitmed teised suured tehnoloogia hiiud töötavad ju kvantarvutid välja ja kindlasti nuputavad ka uut matemaatikat. Et kas see kuidagi aitab ka? Võib-olla üks päev aitab, aga ma usun, et siin on nii palju aega, et ega ma seda väga hästi ei oska kommenteerida, et rohkem arvutusvõimust kindlasti aitab, aga siin on vaja mingit väga põhimõttelist teistsugust lähenemist, et kui sa just mainisid seda isesõitvat autot, et kui me näiteks mõtleme, et näiteks ma ei tea, Andrew NG, ma ei tea, kas see nimi midagi ütleb, aga tema näiteks öelnud, et praeguse lähenemisega, nagu me püüame neid isesõitvad autosid teha, tema hinnangul lihtsalt kellelgi ei ole praeguse lähenemise jaoks piisavalt andmeid, et tundub nagu veits tobe väide, aga tema väitis, et nii on. Aga siis mõtledki, see on meeletu andmekogus ja siis samal ajal mõtled, et okei, aga annad auto mingi teismelise kätte ja mõne tunniga või mõne päevaga või mõne nädalaga tegelikult juba oskab, et ilmselgelt kuskil on mingisugune väga põhimõtteline nõks meil puudu, et mis mõttes, kuidas teismeline õpib selle nii kähku ära ja samas nüüd selle täiesti tobedalt suure kogusega see tehisintellekt ei saa sellega hakkama, et kuskil meil on midagi nagu puudu. Mis see täpselt on, ma ei tea, et kui teaks, siis küsiks mitu miljardit ja hakkaks kohe nagu ehitama, aga eks see nii-öelda selgub. Kas põhimõtteliselt me rääkisime siin sellest, et suurus loeb siin, et see mastaabiefekt, et andmete puhul, mida rohkem seda parem, eks ole, et saame paremaid järjesed. Mis see nagu väikeste tegijate eelised võiks olla, et ühest küljest Eesti, teisest küljest üldse ka väiksed ettevõtted, et kui me ei saa võistelda siin Hiina rahvavabariigi või Google'iga, et mis need meie eelised võiks olla väikeste tegijatena? Väikeste tegijatena, et nagu Eesti üldiselt või Eesti ettevõtted või kõik, kes on väiksed, tegelikult Euroopa on ka mõnes mõttes tervikuna väike võrreldes Hiinaga, aga alustame kas või sellest, et kui mõni Eesti mastaabiga ettevõte, siis Eesti turul, võib-olla ka välisturul tegutsev, aga Eestis asuv ettevõte, et mis võimalused temal AI valdkonnas üldse maailma muuta oleks või läbi murda? Ma tooks selle majandusliku argumendi sinna vahele, et majanduslik argument on selline, et tehnoloogia tegelikult peaks võrdsustama, teoreetiliselt, eks ole, praktiliselt on läinud nagu vastupidi, eks ole, et see on see paradoks, eks ole. Jah, et mina ütleks, et tegelikult väga paljudel ettevõtetel on võimalus võtta neid erinevaid tehisintellekti lahendusi kasutusele. Ma usun, et igas nii-öelda mõistlikus ettevõttes on neid häid kasutusjuhte olemas. See ei tähenda alati meeletut investeeringut,
Ehk siis, mis see konkurentsieelus võib olla see, et sa teed sellist kiiremini ära kui teised. Kas tehnoloogia juurutamise kiirus, nagu me oleme siin mõnes, seesama digiriigi loomine, eks ole, ka tänu sellele sai võimalikuks, et me oleme piisavalt väiksed ja me oleme agiilsed ja kiired, eks ole. Et kas neid eeliseid me saaks näiteks Eesti ettevõtete puhul, kes täna mõtlevad, et kas AI-d rohkem kasutada või mitte, et arvestades seda, et ma ei tea, mõni USA või Hiina ettevõtte, kus on võib-olla 10 või 100 000 töötajad, see nii-öelda suur laev ei pööra eriti kiiresti, et tal läheb aega ja kõik protseduurid ja asjad, aga meie väiksemad ettevõtted siin Eestis suudaks kiiremini seda asja teha, saavutada seeläbi konkurentsieelise ja olla maailmaturul rohkem konkurentsivõimelised, et kas see on loogiline mõttekäik? Jah. Ja, mingi piirini, aga tegelikult ta on ju veel teistpidi ka mõeldes, et kui me anname need tööriistad kätte nagu üksikisikule, mõtleme kas või selle peale, et ma olin eelmine nädal Stockholmis ja arutasin seal mitte rootslastega, hoopiski norrakatega ja siis mul olid seal maksuadvokaadid ja ne ütles, et nemad on absoluutselt siis selle keelemudeli fännid. Samal põhjusel, ta teeb nii palju tööd nende eest ära just nimelt läbi lugedes tekste ja nad ütlesid, et norra keel fantastiline, ei mingit probleemi ei ole norra keelest arusaamisega ja see kõik töötab väga hästi ja me mõtlesime sealt edasi, et mis see siis tähendab, seal on muidugi väga selline suur sektor, mis vajab ka ümbermõtestamist, on keeleõppe. Ehk siis võib arvata, et siin lähema 10 jooksul tekivad sellised seadmed, mis sul käivad kõrvaküljes ja nad tõlgivad lennult sinu räägitud eesti keele näiteks norra keelde ja siis tekib küsimus, et miks sul on vaja norra keelt õppida? Miks mina räägin 4 keelt näiteks, et kas mul on seda vaja? Ei, ma võib-olla räägin 40 keelt, kui mul on õige seade kõrvas. Ja see on ka üks küsimus, mis tegelikult nüüd nii-öelda tulles igapäeva tasandi juurde, et meil on siin vastuseis, et need välismaalased, kes töötavad, ma ei tea, Bolti taksojuhina, et ei oska eesti keelt. Et see on kõige väiksem asi, mida saab lahendada, et seesama toru, et ühest otsast ütled eesti keeles sisse ja teisest sõltuvad, mis rahvusest ta siis on, kasah või ukrainlane või nigeerlane, ta saab teisest keelest kohe vastuse, et ta tegelikult ei peagi keelt õppima, see barjäär läheb maha, et meil ei ole vaja enam keelenõuet näiteks teeninduses, kuna inimesed saavad üksteisega suhelda ilma igasuguste barjäärideta. Et see muudab tegelikult ka seda kogu paradigmat, et üldse kes on eestlane, kes saaks Eestis töötada, kuidas ta sulandub siia sisse. Et kui sa lähed sõpradega välja, paned endale selle väikse asja kõrva ja igaüks räägib oma keeles, kõik saavad üksteisest aru, siis on ju isesest ka need barjäärid maas. Meil on nüüd laseks teile ikkagi vett peale, et te lähete käest ära siin, eks ole, natuke ikkagi. Ja mulle tundub, et see on lähi 5 aasta teema. Ei, siin on teine probleem, et tegelikult tänaseks on juba see Flynni efekt nagu pöördunud, see tähendab, et iga eelmine põlvkond oli targem kui nagu praegu, et esimene, kus minu teada pöörs oli Soome, eks ole, niimoodi tegelikult, kus juba uued põlvkonnad ei ole enam IQ testi järgi, iseasi kui hea on IQ test, aga see on pöördunud, et kui me keeleõppe ja sellised asjad nagu ära võtame, tehnoloogia teeme, siis me tegelikult, see on see vana asi, et see on filmid ka ju tehtud, et inimesed muutuvad nagu juhmimaks, eks ole, selles mõttes ja täna tegelikult see tendents on juba nagu tulnud, eks ole, kes siis seda AI-d arendab ja mis tulevikus saab. Meil on vaja demograafiat parandada, ma arvan, et me olemegi lahendanud oma demograafilise küsimuse, et me saame kõik eestlasteks läbi selle väikse jublaka, mis sul kõrvas käib või kus iganes ta siis pannakse. Aga see ei lahenda, eks ole, aga sa pead, eks ole, sa pead vaeva nägema. Aga mida professor arvab, Eduard, et mida sina arvad sellest, et kas see, kui me võtame need raskused ära, kas või ma ei tea selleks, et sa ei pea enam keelt õppima või ma ei tea luuletust pähe õppima või kas kalkulaator on teinud seda, et inimesed arvutada ei oska, et kas nad on seetõttu kuidagi rumalamaks jäänud, nagu Hanno väidab? Ma arvan, et ei. Või kas sinu tudengid on rumalamad kui need, kes olid 15 aastat? Provotseerite mind. Tahad, et ma ütleksin praegu, et ei pea keele õppima, luuletusi pähe õppima. Ei, ma seda kindlasti ei ütle. Mitte seepärast, et ma olen professor, et lihtsalt treeningud on vaja teha ka ajule. Ja need trennid on erinevad
kas luuletuste päheõppimine või mis iganes asjade keelte õppimine, peast arvutamine. Peast arvutamine, see on kõik väga oluline oskus, et ikkagi need põhiasjad inimesed peavad oskama ja nad peavad aru saama ikkagi, kuidas asjad töötavad. Aga see tähendab haridussüsteemi muutust võib-olla, et kui lastele on väga raske seletada, miks nad peaks oskama peast arvutada. Nüüd nagu jätkan, eks ole, aga ise sa alustasid, eks ole, nüüd sa saad kohe vastu, eks ole, kui me nüüd jõuame sinna keeleteooriate või Wittgensteini või selle juurde, eks ole, kes ütleb, et kogu meie mõtlemine on programmeeritud läbi selle, mida me väljendame. Nii. No eks ole, kui sa nüüd tõlgid, eks ole, see tähendab, et küsimus pole mitte selles, et mis sõnu sa kasutad, eks ole, mis keeles sa mõtled. No on see argument, eks ole, et sa saad ainult mõelda selles keeles, eks ole, mida sa kasutad. Nendes sõnades, mida sa suudad kasutada, mille tähenduses sa aru saad, eks ole, see on nüüd selline, eks ole, lähenemine üldse, eks ole, et mõtlemisele. Ja, et mõtlemine on keeleline, see on see argument. Ja. Aga ma korra tahaks ikka siit veel puudutada seda, mida ma ei ole puudutanud siin, AI ja need seadmed. Et me oleme rääkinud AI-st natuke nagu sellise mudeli ja tarkvarapõhisena, aga tegelikult ju Udu Umbe on täna neid startup'e, kes nuputavad, kuidas seda AI-d liita siis mingite seadmetega. Me natuke juba puudutasime seda keele mingit jublakat, mida ma ei oska veel ette kujutada, aga küllap see tuleb, aga meil on ju juba aastakümned olnud ju see Alexa, seal reaalne füüsiline seade ja muud sarnast. Meil on ka ju Siri istub ju Apple'i telefonis ja muud sarnased, et kas teaduse poole peal seda riistvara ja tarkvara kokkupanekut, kus jookseb see AI, kuidas see praegu paistab? Tuleb palju artikleid sellel teemal, teadusartikleid näiteks? Ja loomulikult see on üks suur valdkond nimetatud embedded intelligence, et kuidas panna tehisintellekti seadmete sisse. See vajab nii spetsiifilist riistvara kui ka selle tehisintellekti optimeerimist. Seal on palju teadusprobleemi. Ja, et seal on ju tegelikult väga palju ka kasutuskonda, kui me mõtleme näiteks piiratud liikumise, piiratud kõnevõimega, piiratud kuulimist me tegelikult oleme ju, kuuldeaparaat oleme ju loonud, aga nad ei ole AI-põhised, nad on lihtsalt parema helituvastusega, aga nüüd me saame sealt juba veel kaugemale minna, et kas see on see koht, kuhu tasub raha manna? Ma arvan, et jah. Kus see oli nüüd, ütle korra. Ma kirjutan üles. Üks osa sellistest seadmetest on need igasugused neurolingid ka, eks ole, et ma olen ise näinud ühte Briti konverentsil esinemas, kellel oli peas antenn ja suhtes tulnukas ta väidetavalt oli ainus inimene maailmas, kellel on passipildil nagu passipilt koos antenniga peas ja tema kasutas seda selleks, et ta oli värvipime ja see antenn suutis talle siis edastada signaale ja esemete värvi kohta. Ja ta ütles, et järgmine asi, mida ta tahab proovida, on see, et see ütleb talle kogu aeg reaalajas, mis kell on. Et sa ei pea kella vaatama, vaid sa saad kogu aeg infot selle kohta, et sa tead kogu aeg täpselt, mis kell on. Tundub, et ta kreeklane ei olnud, et kreeklased tavaliselt ei vaata kunagi kella. Ei, et see põhimõtteliselt nagu on võimalik ja see on võib-olla üks kasutusviis ka, et me näeme tegelikult ka meditsiinis, eks ole, on päris palju, kus tegelikult ju ka nagu närviühendusi taastatakse ja nii-öelda mõttejõul saab näiteks halvatud inimene sõrmi liigutada või midagi sellist, et tegelikult see on ka päris kiiresti arenev valdkond. Aga täitsa võimalik, et just selles valdkonnas tulebki järgmine. Seal on nõudlus hästi suur. Järgmine revolutsioon, et oleme siis... Mis selle valdkonna suurimad tegijad aktsiaturul siis on? Meil on ju tegelikult raha on hästi kaasanud Elon Muski seesama, mis ta Neuralink on tal. Neuralink, jah. Ja XAI on, see on uus nimi tal tegelikult sellel uus ettevõte aga mis siis seavad, nii nagu Eduard ütles, embedded AI on ju, Kristjan? Ja, et üks asi on, mis see embedded AI, aga see XAI on lihtsalt nii-öelda laie, OpenAI konkurendina tehtud, et just kuskil x.comis või Twitteris on ju, et seal vist lubas Elon Musk järgmiseks aastaks AGI-d, aga ma natuke olen skeptiline selle osas, aga kindlasti ma usun, et sealt tuleb ka, võib tulla väga huvitavaid asju, sest ta kindlasti suudab talenti kokku meelitada. Kes siis nii nagu
Ando siin ütles, et seovad selle tänase närvivõrgu, mis sul ajus on, siis mingil moel siis järgmiste seadmetega või mida sa mõtled? Ma arvan, et ma ei tea, kas ta Neuralinkiga koostööd teeb, see XAI, mingil kujul tõenäoliselt kindlasti, aga ma arvan, et on nagu laiemalt lihtsalt üldine AI arendus, lihtsalt nagu OpenAI ka, et jah, nad teevad seda GPT-d, aga neil on väga palju erinevaid AI projekte, et mulle tundub XAI tahab olla midagi sellist. Jah, vist XAI viimane see valuation oli mingi 28 miljardit või mingi selline lähedal 30-le. Vaata ja Ando või see Anno kontrollib kohe numbri üle. Lõikan siia kvant nende arvutite kohta, ma otsisin ka need kvantarvutite fonde ja see olid ikka kõik chipitootjad olid seal fondid sees, eks ole. Et see oli nagu päris naljakas, eks ole, sa ostad nagu Nvidia, et kvantarvuti. Kohe vaata. Aga kas need närvid, kas see võiks olla lahendus probleemile, kui me enne rääkisime seda, et nagu seesama autojuhtimise näide, et teismeline suudab autot juhtima õppida paari päevaga ja siis isesõitev auto vaatamata andmemahule seda ei suuda, et kui me suudame ehitada selle puuduval lüli siis inimese närvivõrgu ja masina vahel, et masin nii-öelda saaks imeda andmeid või õppida siis inimese närvivõrgust kuidagi, et äkki sealt tekib mingisugune uus seos või teadmine, mis suudab kuidagi ühendada nagu need kaks asja. No kui näiteks neid masinnägemise süsteeme on võrreldud sellega, et kuidas inimaju siis nägemist teeb, et siis on seal omajagu neid paralleele tõmmatud ja küllap põhjusega, aga kindlasti sealt ajust arusaamine, et kuidas see kõik käib, et kindlasti võib olla mingi piirini võimalik, küll aga seal on kindlasti väga palju tööd veel sellega, et lihtsalt see nii-öelda ajust see signaal kätte saada, sest tegelikult see ei ole üldse lihtne, et ma kalustan, et sinna jäädakse ikka väga, väga kauaks ajaks kinni, et see on tegelikult üldiselt nii-öelda sensorite puhul tegelikult mure, mitte ainult selle ajuga seoses, et tegelikult meil need sensorid, millega robotid tegutsevad, et need tegelikult ei ole nagu nii head, et kui meie enda käed ja nahk ja silmad ja nii edasi, et seal on tegelikult väga palju veel minna. Ja me oleme evolutsiooniliselt päris hästi nagu hakkama saanud ja ka nüüd arenenud, et mis see tänane teadus ütleb, et jah, inimese aju kasutab samamoodi tõenäosuslikke mudeleid, nii-öelda lihtsustades öeldes, et me tegelikult konstrueerime selle reaalsuse enda jaoks küll subjektiivse reaalsusega siiski läbi tõenäosuslikke siis selliste otsuste aga kuidas see nüüd tegelikult siis selles AI-s tööle panna, see on natuke nagu keeruline. Ja Eduard? Ei, tegelikult filosoofiliselt ma ütleks ka niimoodi, et meie ajus on kas samasugune mudel, nagu see tehisintellekt ongi. Sinna tuleb kogu meie elu jooksul igasugust informatsiooni läbi silmade, läbi kõrvade ja nii edasi. Erinevad moodi tulevad andmed, aju teeb sellest informatsiooni, õpib sellest ja koostab maailma mudeli. Ja iga inimese peas on need mudelid natuke erinevad. Täpselt nii nagu tehisintellektiga, et kui me õpetame ühe tehisnärvivõrgu ja tegelikult õpetame samade andmete peal ja kõik need mudelid on natuke erinevad. Nad ei ole võrdsed. Ja samamoodi ka inimesed, nad õpivad erinevat moodi, nad saavad asjadest erinevat moodi aru. Ja minu ees istub klass tudengid, ma ütlen neile sama asja, loen samu loenguid, annan kõigile samad ülesanded ja nii edasi, aga nad on ikkagi erinevad ja niimoodi ja meie arusaam, meie välismaailma tajumine ja arusaamine sellest, mis maailmas toimub, on erinev. Me elame ühes maailmas, aga meie peas on erinevad mudelid. Erinevad subjektiivsed reaalsused. Erinevad mudelid, need on sisuliselt need samad mudelid. Aga siis tulles tagasi selle dilemma juurde, mis siin enne isesõitva auto puhul oli see, et kui tal on vaja langetada otsus, kas sõita otsa ühele lapsele või siis rahvast täis bussile, et kaaluda neid võimalusi, kus kahju on suurem,
siis kui me paneme 100 inimest seda asja lahendama, siis ilmselt väga erinevad vastused tulevad, kes ühte või teistpidi otsustaks, et kas nüüd tehisintellekti puhul on ka nii, et sõltuvalt autotootjast tulevikus Tesla otsustab ühtepidi ja BMW teistpidi ja kolmandat pidi. Ja keegi ei ütle, kuidas nad on. Või on mingi universaalne teadmine, mille põhjal siis kõik otsustavad ühtemoodi, et kuidas see probleemi lahendamine võiks hakata käima, et kas see tähendab seda, et AI-d erinevate tootjate AI-d lahendavad olukordi erinevalt või pigem on suund sinnapoole, et on mingi universaalne AI, mis lahendab olukordi alati ühtemoodi? Kui see lahendab alati ühtemoodi, siis see ei ole mingi AI, see ei ole mingi intellekt, see on determineeritud, see on algoritm lihtsalt. Aga lähteandmed on täpselt samad, lähteandmed on identsed, nüüd kuidas nendele lähteandmetele tuginedes otsust teha, eks ole, inimese kasutab siin subjektiivsust. Et AI puhul võiks eeldada, et ta kuidagi ei ole subjektiivne või emotsionaalne siis. Mis ma võib-olla ütleks on see, et me tihtipeale või inimesed üldiselt ülehindavad natukene, mida AI suudab ja alahindavad seda, kui lihtne on seda kontrollida. Ehk siis tegelikult ta teeb seda, mida me ütleme. Ehk siis ma näen, kuidas üks hetk ongi mingi eetikakomitee kuskil otsustab, mis õige käik on, sest keegi peab lihtsalt üks hetk ütlema, mis optimaalne on ja siis AI teebki vastavalt sellisele ühele või teisele poole kõigutab seda otsust, et AI lõpuks optimeerib mingisugust funktsiooni ja vastavalt sellele ta enda tegevust optimeerib. Jah, Eduard on ees. Küsimus ongi selles funktsioonis, mida me optimeerime. Kui me suudame selle funktsiooni välja mõelda, välja pakkuda, siis on asja lahendatud. Probleem ongi selles, et ükski eetikakomitee ei suuda otsustada. Ja eks see kindlasti on ka see, et globaalselt ühtlas kokku lepitud eetikat ka nagu meil kahjuks ei eksisteeri, see kindlasti sõltub siin riigiti ja maailma jaoti. Nojah, see isegi Euroopa sees me ei suuda kokku leppida, kui palju õlut võib juua, et autorooli tohib istuda, rääkimata siis mingitest keerulisematest küsimustest. Ja vahe võib olla ainult 1000 kilomeetrit. Just. Ehk võib-olla mõnikord otsus peabki juhuslik olema. Ma ei tea, ma lihtsalt viskan õhku idee, et aga kui nüüd saate lõpuosas tulla tagasi saate pealkirja investeerimisideede juurde, siis kui ma küsin teie käelt jällegi, et me ei tohi siin otseselt investeerimissoovitusi anda, aga ideid, eks ole, et kui AI valdkonda vaadata, siis mis teie arvates on sellised huvitavamad võimalused, mida tasuks uurida, et siis pärast uurimist otsustada, kas investeerida või mitte, või nagu poliitiliselt korrektselt väljendada? Ja, et kui senikaua, kui rahvas mõtleb, siis ma vaatasin järgi see XAI, selle Elon Muski oma, et just eile, oli see round ja see oli 24 miljardit oli postmoney. Oli siis nagu hinnang ja vaatasin, et tööd, ma ei tea, kas see nüüd vastab tõele, aga guugeldades näitas, et tal on 6 töötajat, eks ole. Päris hea, nagu ühe töötaja hind oli 4 miljardit, eks ole. Selles mõttes, et ta ostab emafirma käest teenust sisse võib-olla. Ja, et väike nagu selline lohutus nagu kõigile või ma ei tea, eks ole, et kiitus, eks ole, nii et küsi, eks ole, Eduard ja soovitus, mine nüüd oma tööandja juurde, ütle, et see, kui sa võtad, eks ole, 1 miljardi cash'id välja. aga siis kuhu te vaataksite, kui te ülesanne oli siis mõelda selle üle, või anda soovitusi, milliseid valdkondi vaadata, et inimesed saaks ise otsustada, kuhu nad investeerivad, aga kuhu suunas vaadata? No mina juba ühe soovituse tegin, ma arvan, et see sektor on, mis on seotud energeetikaga, sest energiat läheb ikka tapvalt palju, et sellest ei pääse üle ka ümber, et see on nüüd küsimus, et kus seda energiat tarbitakse ja need hakkavad istuma suurte arvutuskeskuste juures, aga veel laiemalt, sest et nad on enamasti laiali üle maailma, sest see kõik vajab väga palju arvutusvõimsust ja arvutusvõimsust omakorda vajab väga palju energiat, et sellest ei pääse üle ka ümber. Jah, ma usun, et need kiibitootjad, nendega ei saa väga mööda panna, samuti see energeetika ei saa nagu väga mööda panna. Ikkagi labidamehed siis nagu Anna ütles. Et seal AI puhul mulle tundub, et seal, kuidas ma ütlen, et hetkel toimub väga palju eksperimenteerimist, ehk siis paljud teevad ka võib-olla asju, mis ei õnnestu. Kui õnnestub muidugi pihta saada, siis võib väga hästi minna, aga lõpuks ikkagi taandub asi nendele
vertikaali pidi business case idele, et kas see on hea business case, mida proovitakse siin kitsalt AI-ga lahendada, et ma usun, et seal on väga-väga palju võitjaid igal pool. Et kas on hea business case, kas on hea tiim, kes seda ellu viib ja kui hästi nad suudavad seda turule tuua. Et see on selles mõttes nii-öelda samamoodi ja mingis mõttes igav, et see AI on seal lihtsalt nii-öelda lisakomponent, mida arvestada. Hanno? No jah, et kui kusagilt arutama hakata, et mida majandusteadlased ütlevad, majandusteadlased ütlevad seda, et kui me nüüd ühel hetkel jõuame ikka sellisesse kahanevasse demograafiasse, et siis meil on AI-d üldse vaja selle jaoks, et mingitki majanduskasvu saavutada, eks ole, see on see teooria, millesse mina usun, eks ole, kui sa vaatad pikaajalist majanduskasvu 2%, pikaajaline majanduskasv vajab tegelikult tehnoloogilist innovatsiooni. Ja eks ole, selleks, et seda siis saavutada, et AI on tegelikult meile hädavajalik, eks ole, kus sa siis ootad kasvu, et siis sa võidki öelda, et sul tekib mingi uus paradigma või sa pigem kasutad seda mingis vertikaalis, eks ole, ja mina olen ka sellise vertikaali usku, eks ole, sul on meditsiin, eks ole, kus sa saad kasutada, näiteks, eks ole, finantssektor öeldakse, et kõik sellised asja meditsiini me siin arutasime, et võib-olla seal kusagil autotööstuses, eks ole, et asjad lähevad paremaks, eks ole, aga see nüüd, eks ole, pigem hoiab seda tööstusharu pinnal, eks ole, et mitte ei tekita meil sellise AI revolutsioone, et võib-olla selline, küsimus ongi selles, et kas ta on vertikaalne, horisontaalne, ilmselt on mõlemat, eks ole, aga et võib-olla sellist eraldi suurt revolutsiooni siit isegi ei teki, et oleks minu nägemus, et mida sellist investeerimisest järeldada, et ongi võib-olla see, et mõned asjad, mis te arvate, et võib-olla ära surevad, tänu AI-le ikkagi ei sure, et. Nii, ja professor Vetlenkov kõigepealt kõige lõpuks, mis sinu arvates on need suunad, kuhu tasuks investeerimishuvilistel vaadata AI puhul? Mina ei investeeriks ainult, ei teeks investeerimisotsuse puhtalt tehisintellekti rakendamise alusel, et vaadaks, kus on tehisintellekt, et see hakkab kasvama. Tegelikult praegu on meil mõnes mõttes tehisintellekti buum. Igal pool ja kõike tahetakse teha tehisintellektiga. Ma arvan, et see aeg möödub ja tehisintellekt muutub üheks tavaliseks, loomulikuks, normaalseks komponendiks igal pool. Nagu elekter. Ja see ei lahenda kõiki probleeme, aga seda on vaja täpselt seal, kus seda on vaja. Mitte nii, et kõik kirjutavad, et mul on AI-põhine mingi lahendus, AI-põhine toode, et tegelikult meil igal pool tehisintellekti ei olegi vaja, aga paljudes kohtades on seda vaja ja see tavaline arvuti, elekter muutub meie oluliseks vahendiks. Nii. Ma tänan teid, härrased, põneva vestluse eest. Stuudios olid professor Eduard Vetlenkov TalTechist, Kristjan Jansons MindTitanist ja Tarmo Toiger ja Hanno Lindpere KPMGst. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja te kuulasite saadet Investeerimisidee universum.